Elu uus tase. Õnnestunud hommiku saladused on peatüki pealkiri, mida ma tahaksin täna ette lugeda. Ja pärast lugemist ma ajan siin ka hea meelega juttu. Kuigi päev algab hommikust, algab hommik omakorda õhtust. Ja olgugi, et kõik minu olulisemad tegevused ja enese häälestamine jääb hommikusse, teen ma hommiku õnnestumiseks mõned asjad just õhtul. See, kuidas sa valid kasutada oma õhtut, paneb paika enesekindluse järgmiseks päevaks. Paljudes kodudes õhtuti lihtsalt lebotatakse ja tarbitakse rämpsu nii külmkapist kui ekraanidelt ja see on eneseusalduse õõnestamise kindel viis. Kui lased õhtu enne uinumist uudiseid või videoid lapates lappama, ega jõua lõppenud päeva kokkuvõtet kirja panna, ega järgmise päeva plaane paika loksutada, siis lappub ka hommik. Sa ei saa õigel ajal ega õige energiapuhanguga voodist üles, ei tea selgelt, millega päeva alustada, lased oma meilipostkastil pereliikmetel või ilmal end rajalt kõrvale eksitada ning tunned süüd tegemata asjade pärast ja stressi nende hulga pärast juba enne päeva algust. Pärast hobuselt kukkumist tehakse teadlikult veel üks tiir hobusel, et sul jääks hea tunne sisse. Päeva lõpus on just õhtu nagu lisatiir pärast kukkumist jutumärkides. Ka õhtul on vaja teha tiir ümber oma lõppenud päeva ja ümber oma algava päeva ja endale oluliste eesmärkide, et sul oleks hommikul hea tunne sees. Lisaks kindlustad sellega, et öösel töötleb alateadvus just seda sulle olulist infot ja otsib lahendusi sulle tähendusrikastel teemadel, mitte ei ketra viimaseid Aktuaalse Kaamera ärevust tekitavaid teateid, seriaaliseiklusi või kõmulisi netiuudiseid. Teine variant on end õhtul seadistada uueks ja paremaks ning see annab sulle homse hoo juba täna sisse. Hoopis teine tunne on magama minna, kui sa oled enne voodisse minekut või tööpäeva lõpus läbi mõelnud, mis täna hästi läks ja mille eest sa tänulik oled. Ning tead, mis sind hommikul ootab. Siis saad õhtul ja öösel paremini lõdvestuda ja taastuda. Ärgata energiapuhanguga sellest, et tead, mille tegemiseks ärkad ja et see on sulle oluline. Nii saad juba hommikul keskenduda olulisele, mitte hakata mõtlema, mis nüüd. Lisaks saab hommikul ära tehtud asjadest kohe portsu õnnehormoone ning see annab enesetundele ja päevale teise hoo ja maitse. Huvitav lause, sest ma ei tea, millal ma seda kirjutasin. Täna hommikul tean näiteks, et mul on siht osta krüptovaluuta indeksfonde. See ei võta rohkem kui 10 minutit. Piisab, kui sul on midagi parandada, värvida, kas või koristada, midagi oodata, kui palju toredam ja emotsionaalselt laetum on selle asja tehtud saamine või oodatud kohtumise või muu kättejõudmine. Vajame midagi, mida oodata, mida loota, millesse uskuda ja mille suunas toimetada, isegi kui see on üksnes väike asi. Viimase õhtuse tunni üritan mitte kasutada arvutit ja teen seda vaid erandkorras. Näiteks palus mu sõbranna, kellel on väike laps, et teeme oma koosoleku alles siis, kui laps magab, see on siis umbes kell 9 õhtul. Hea küll teeme, kuna see on mulle töiselt oluline. Tavapäraselt kasutan aega kella 9 ja 10 vahel õhtul päeviku kirjutamiseks ja raamatu lugemiseks. Mõnikord kulub selleks kogu see tund, teinekord vaid 5-10 minutit. Voodisse jõudes teen ühe painutusharjutuse ja kui pea on padjale jõudnud, kujutlen elevuse ja tänuga oma suuri eesmärke ja järgmist päeva, nagu need oleksid juba mälestus. Hommikul ärkan tavaliselt ilma äratuskellata tundega, et jess, täna on fantastiline päev. Selleks, et ma teeksin hommikul aega viitmata ja oma otsustusmootorit kurnamata just mulle olulisi asju, panen õhtul kõik valmis. Puistan veeklaasi chia-seemneid ja sätin lusika selle kõrvale, sest see on minu hommikune jook. Avan arvutis faili, millega tahan hommikul töötada, et ei kuluks aega otsimisele ja vabandustele ega otsustamis- ja tahtejõudu. Mu keskkond annab mulle hommikuti vihjeid, mida ja mis järjekorras teha. Kui ma laseks lihtsalt minna, siis läheks magama pärast südaööd, ärkaks 9, tõuseks võib-olla pärast lesimist ja mõtisklemist kell 10, aga mul on hea meel, et lapse kool paneb ka mind parem voodisse minema ja ärkama, et saaksin alustada päeva omal moel ja omas tempos.
sest ma sain ka õhtuti töötades asju valmis. Aga õnnehormoone saab ainult hommikusest tegutsemisest ja neid jätkub siis terveks päevaks. Ja kuidas see suurema perega inimese elus välja näeks? Kõik need rutiinid ei pea võtma kaua. Õhtuse planeerimise ja kokkuvõtte saab teha paari minutiga. Tuleviku kujutlemisele ei lähe rohkem kui 5 minutit. Minu õhtune venitusharjutus võtab umbes minuti. See kõik ei segaks kedagi, kes sinuga elu ja voodit jagab. Samamoodi hommikul. Jah, ideaalis on mul tund oma aega, aga saan hakkama ka 30 minutiga. 5 minutit visualiseerin, minut harjutustele, 10 minutit vannitoas ja 15 minutit loovtööd. Praktilisest vaatest saan hakkama ka ilma oma hommikuteta, aga mulle meeldib see hoogsam seisund, enesekindlus, rahu ja tasakaal, mida oma hommik kogu päevaks kingib. Sellised hommikud, sellised õhtud. Ja õhtuti ma tõepoolest kirjutan iga päev siis päevikusse. Päevik on mul praegu selline veits kulunud, sest ta jõudis just täna viimase leheküljeni. Ja siia ma kirjutan, see on nüüd küll väga suvaline lehekülg, aga niimoodi südamemärkidega kirjutan 3 päeva õnnestumist. Ja mõnikord või enamasti ma kirjutan seda küünlavalgel, ehk siis see käekiri on siuke huvitav. Ja siis ma kirjutan ka, et mis homme on 3 olulisemat asja. Ja see tõesti annab minule sellise selguse, et mille nimel ma hommikuti ärkan või hommikul siis, mis sellele õhtule järgneb, ärkan. Ja kui on näiteks nagu täna pühapäev, siis ma mõtlen ise läbi, mis on minu algava nädala kõige tähtsam või kuni 3 kõige tähtsamat eesmärki või millele ma tahan fookust panna. Ja hästi oluline, ükskord taipasin on seda läbi rääkida ka elukaaslasega, et lihtsalt küsida, mis on sinu 3 seda kõige tähtsamat, 1 kuni 3 kõige tähtsamat asja, sellepärast et mõnikord ma olen täitsa kindel, et ma tean, mis on tema 3 kõige tähtsamat asja. Ja siis, kui ma seda ikkagi taipan küsida ja nüüd me teeme seda regulaarselt pühapäeviti, siis need on hoopis teised asjad. Ja et need samad tegevused seisavad meil ees, aga see, kus tema fookus on või mis temal olulisem on, võivad olla hoopis teised asjad. Ja sellepärast on hästi tähtis seda teada, et siis toetada oma partnerit nendes asjades, mida tema ütles, et on oluline sel nädalal. Mul näiteks sel algaval nädalal on oluline, sest need ei pea olema ainult töised asjad, on ju. Mu lapsel tuleb sünnipäev, see saab 10-aastaseks ja siis sellega seoses kõik selle aardejahi väljamõtlemine ja toitude tellimine ja tšekkamine, et kõik külalised on ikkagi tulemas ja teavad meie aadressi ja nii edasi. Ja siis ilmateate vaatamine, et kas me saame lõket teha ja kas kõik läheb plaanipäraselt, et kõik need asjad, mis me mõtlesime. Et see ongi minu jaoks fookus, et rääkida lapsega ka läbi, et ta soovib veel mingit joogitopsi ja mingeid spetsasju endale, et ta need saaks siis ka just enne sünnipäevapäeva, et need oleksid olemas. Ja loomulikult ma teen igasuguseid töisid asju, loomulikult olen oma elukaaslase jaoks olemas. Mingid asju ehitame kodus, mingid asju koristame, nagu suuremat koristust. Aga need ei ole nagu see nagu top 1 kõige tähtsam asi. Soovitan sul ka siis praegu läbi mõelda, mis on sinu algava nädala kõige tähtsam märksõna, millel sa tahad fookust hoida. See võib olla mõnikord mingi harjumuse juurutamine, näiteks, et oleks 8 või 8,5 tundi und. See võib olla loomulikult mingi töine asi, millel on tähtaeg. Näiteks me teeme elukaaslasega Tauriga ja siis veel 2 naisega, kes on Elina Naan ja Anne Kallas, teeme festivali, inspiratsioonifestivali. Et siis selle festivali programmi täpsustamine,
see on meil ka sellel nädalal teha ja see on tegelikult hästi-hästi suur asi ja üliägedad esinejad on juba jah öelnud. Varsti kuulete sellest ka rohkem. Et siis, see on ka tegelikult, kui öelda, et 1-3 kõige tähtsamat asja nädalas, siis see festival on minu jaoks teise järgulise tähtsusega, ehk siis nagu ka top asi, mis algaval nädalal tuleb. Ja siis ma vist loen tegelikult tõesti veel. Ma praegu vaatasin, et ma loen, mis on kohe järgmisel leheküljel. Harjutus. Sest mulle hullult meeldib harjutusi anda. Hullult meeldib, et see ei ole ainult inspireeriv, mida ma räägin, vaid see on ka praktiline. Inspireeriv osa oli siis see, et tegelikult annab õnnehormoone, kui mõelda õhtul läbi 3 asja homseks. Ja kui hommikul neid kohe teha ja need ei pea olema nagu huge selles mõttes, et suured, et kirjutan magistritöö valmis või midagi. Mul on magistritöö õnneks kirjutatud. Aga selles mõttes, et mitte nii suur tükk, vaid mis on just see nagu väikseim asi, mis sa saad teha, nagu mul oli, et nagu üks 10-minutiline asi ongi see, mis annab mulle rahulolu tunde, et ma sain millegagi hakkama. Sest aju jaoks on nagu kogu magistritöö või ainult 2 lõigu kirjutamine on ikkagi üks ühik õnnestumist. Ja see läheb isegi nii kaugele, et soovitatakse, et kas või tõmbad hommikul tekisirgu ja aju saab juba signaali, et see on üks ühik õnnestumist ja et sa oled inimene, kes võtab midagi ette ja teeb midagi ära. Ehk siis võtta lihtsalt endale hästi olulisest asjast, nagu mina lapse sünnipäevast või festivalist, kõige nagu üks tükk, mida siis homme hommikul teha. Hommikune liikumine on fookuses. Enne ei saanud, liiga kuum oli. Lõpuks saab pikki jalutuskäike teha. Ma ei tea, Albiina, kus sa elad, aga tõesti enam palav ei ole väga. Ja kes on päris tahavad ikkagi nagu, et kellel kodus ei ole 15 kraadi, kes tahavad õues ikkagi kogeda, siis Leanne kirjutab ka hommikul plaan Jõkke sulpsule minna. Ma olen 2 aastal alustanud seda suplust ka oktoobrist, aga siis ikkagi loobunud, et regulaarselt ma seda ikkagi kunagi ei teinud. Küll aga kui ma käin duši all, siis ma lõpetan külma veega. Minu jaoks duši all käimise sünonüüm ongi see, et see lõpeb alati külmaga. Albiina elab Kreetal. Arvata oli, sest et meil ka enam nii palav ei ole, Albiina. Täna oli juba suusapükse vaja. Õhtune 5-minutiline rutiin. 5 minutit. Igal õhtul pane mõne minutiga kirja 3 selle päeva saavutust, taipamist, uut teadmist, elamust, võimalust, kohtumist või muud laadi eduelamust. See võib olla ükskõik mis on aidanud sul saada uuele tasemele võrreldes eilsega. Mis iganes on sinu jaoks tähendusrikas edusamm sinu eluteel. See oli siis esimene ülesanne. Kirjuta 3 õnnestumist. Leannel on toas 25 kraadi. Siis teiseks, pane minuti või paariga kirja 3 ülesannet homseks päevaks. Käisime Tauriga ka homse päeva läbi, siis sinna sai ikka juba päris palju rohkem asju isegi kui 3. Niikuinii igasse päeva saab, aga mõnikord on, nagu öeldakse, et prioriteet algselt tähendas nagu ühte tähtsat asja ja siis millalgi tekkis segadus ja hakati kasutama sõna prioriteedid. Prioriteedid tegelikult mitmuses ei ole olemas. Et ehk siis, et kui sul on erinevad, kohe vastan sulle Leanne ka, et kui sul on rohkem kui 3 prioriteeti, siis tähendab, et sul ei ole ühtegi prioriteeti. Ja homme mul natuke selline päev tuleb, et sinna pidi mahtuma väga palju asju. Aga tavaliselt ma võtan ikkagi mingid asjad konkreetselt fookusesse ja siis need jõuab tehtud ka. Leanne küsib, kas sul on mitu erinevat päevikut, ülesanded pluss tänulikkus pluss eesmärgid. Üks päevik on ja
ja formaat on hästi lihtne selles mõttes, et 3 asja, mis täna õnnestus ja 3 asja, mis homme peavad õnnestuma. Ja noh, see, mis õnnestus, see ongi siis pooleldi nagu tänu ja pooleldi ka mingid negatiivsed asjad ma ka kirjutan siis selles mõttes positiivseks niipidi, et mida ma taipasin sellest või mida ma tahaksin muuta, mingeid nagu märkamisi. Ja liiga pikaks ja keerukaks endale ei tee kirjutamist ja samas kui on mingisugune sügavam teema, siis ma võtan aega ja kirjutan seda rohkem lahti või me räägime elukaaslasega, nagu me ütleme, nimetame teineteist, et oleme teineteise päevik, et siis arutan temaga ja lõpuks kirjutan siis näiteks lühemalt sellest. 3 ülesannet siis homseks päevaks. Ja 3. visualiseeri neid ja oma suuremaid eesmärke saavutatuna ja tunnet, mis sind siis valdaks ning mõningaid hetki nendeni jõudmise protsessist. Selleks ei kulu rohkem kui 30 sekundit. Ehk siis, kui sa mõtled õhtul, paned pea padjale, seda nimetatakse napitation, nagu meditation, aga napitation, ehk siis siuke tudumedikas. Paned juba oma silmad kinni ja meestel võib see juhtuda, et nad juba jäävad magama, aga 30 sekki võib-olla on ikka aega. Naistel on see, et pidi siin korrusel olema 7-realine kiirtee. Seda me siis seal voodis siis rahustame, nagu suuname need autod siis parkimismajja, need mõtted. Ja siis selles mõnusas seisundis, kus pea on padjal ja selline mõnus ära driftimise tunne tekib, nimetatakse alfa seisundiks. Ma arvan, et see on alfa seisund aju lainete mõttes, selline loov ja selline sugereeritav seisund, ehk siis see, mida sa selles seisundis kuuled ja mõtled, see mõjutab alateadvust ja läheb sügavamale sinu sisse. Ja siis mina kujutlen oma mingit pikemat eesmärki. Näiteks selle raamatu kirjutamise ajal ma kujutasingi ette ennast oma elukaaslasega siia maja elutuppa kallistama. Ja siis ma kujutasin mitte niimoodi ette, et nagu filmi video ekraanil, vaid nagu läbi enda silmade, nagu läbi enda kogemuse. Selles mõttes ma ennast selles kujutluses ei näinud, ma tundsin ennast ja ma tundsin oma elukaaslast ja ma tajusin seda ruumi ja sain ringi vaadata, et siin on aknad ja nii. Et siis kujutasin seda ette. Ja samamoodi võib kujutada ette homsest päevast midagi olulist, mis on ees ootamas. Näiteks mul see on küll ülehomsest oluline, aga lapsega digireeglite arutelu või kokkulepete tegemine. Ma seda pean kindlasti ette kujutama nagu hästi õnnestununa ja kõik jäävad hästi rahulikuks ja kõik on hästi sõbralikud. Ma loen veel selle osa ja siis vaatan, mis kommentaared ja küsimusi tuli. Ehk siis ma ütlen uuesti, mis need 3 sammu olid. Õhtul siis kirjutad 3 õnnestumist, taipamist, saavutust või tänu või ükskõik mis sul siis sellest päevast nagu kordamine kirja läheb. 3, vähemalt 3. Ja siis järgmise päeva 3 kõige tähtsamat tegevust või plaani. Ja siis visualiseerid neid homseid olulisi ja pikemaajalisi olulisi siis umbes 30 sekundiga enne, kui unemaale lähed. Nendest sammudest hakkab arenema sinu kujundatud elu, kus sa oled vähem autopiloodil ja teiste lükata, tõmmata, arvata ning kus vastutus oma elu ja valikute eest ja see, mis tähenduse ja väärtuse sa millelegi annad, lasub sinul. Sa muutud säravamaks, rahulolevamaks ja energilisemaks, enesekindlamaks ja võtad üha uusi eesmärke ning hakkad tõmbuma teistega, kes sarnaselt mõtlevad. Kristiina kirjutab, eks need harjutused sinu raamatus teevad lugemishoos kerge pausi. Ja neid läbi tehes mõistan, kas ma tahan tegelikult ka muutust oma ellu või lugedes ainult kujutleda. Et see on võimalik. Ka ainult lugedes tekib tunne, et nii äge, kõik ongi võimalik, aga jääbki siis ainult tundeks. Tegelikult on.
sellest me räägime võib-olla mõnel muul workshopil põhjalikumalt, et ongi võimalik. Ja ise õpin ja avastan ja märkan ka aina rohkem, et on võimalik ja algab mõtlemisest sellest, mida sa ise endale ütled, et kas on võimalik või ei ole. Ja elukaaslasega ka vaatame, kuidas, kui ta ütleb, et ei ole võimalik, siis ma olen, nüüd ei olegi. Nagu just oli võimalik minu arvates. Ja et me saame niimoodi endale selle tellimuse teha enda alateadvusele. Ja noh, tegelikult mu elukaaslane on see, kelle jaoks on kõik võimalik, aga mingi 2 või 1 asja meie kogemuses ta on arvanud, et ei ole võimalik ja siis ei olegi. Keerulised asjad on tal võimalikud. Musi, on sul hästi või? Albiina kirjutab, vahel paned prioriteedid paika, lähed välja ja kohtad kedagi ja äkki sünnib uus projekt, nagu pusletükid lähevad kokku. Vaatad päeva lõpus, mida planeerisid ja päev on, nüüd rullis ära. Ja päev on olnud hoopis teistmoodi põnevam ja mitmekülgsem elu. Ja Albiina vist elab Kreekaseks, et seal lõunamaades ongi rohkem elu ja vähem planeerimist arvatavasti või tüüpilisemalt. Ma isegi kunagi arvasin, et ma ka ei ole, planeerija ma ikkagi tegelikult olen olnud, aga ma ei ole väga täpne olnud ja arvasin, et kui ma lähen Saksamaale ülikooli, siis seal elamine teeb mind täpsemaks, sest et kogu see keskkond toetab seda. Tegelikult nii ei läinud, selles mõttes, et ma läksin oma esimesse loengusse või sinna aktusele või sinna nagu kõige esimesele kohtumisele ja siis öeldi, et loengutesse võib siis, et kui on 8:00 loengu algus, siis tegelikult algab loeng 8:15 ja mõtlesin, et kahju, et ma täna hiljaks ei jäänud, sellepärast, et ma kuulsin seda. Nii et ma ikka alati hakkasin ennast sättima 8:15 ja siis jõudsin 8:17 ülikooli. Aga just seal Saksamaal, ma ei tea, mis aine see oli, aga me õppisime, jah, võib-olla see oli umbes, et rahvusvaheline turundus, et õppisime, et erinevates kultuurides on erinev ajakäsitlus ja siin läänemaailmas tüüpiliselt on siis see lineaarne ajakäsitlus, kus asjad nagu lükitakse järjest ja neil on mingisugune kokkulepitud kestus ja siis on ka ootus, et kui me ütleme 14:00, siis see on 14:00, mitte siis, kui see buss lõpuks tuli ja kui see vestlus lõpuks lõppes. Aga ma olen hästi palju, nagu ma seal tundsin, et ma olen see India tüüpi inimene, kelle jaoks elu on selline vahukomm, selles mõttes, et see lihtsalt nagu on pehme ja paisub nagu ja sinna mahubki mingeid, nagu Albiina kirjutas, kui tuleb keegi inimene vastu, siis ma jään temaga juttu ajama ja siis see vestlus kestab nii kaua, kui see kestab. Tegelikult ma olen nagu vastutustundlik ka ja ma jõuan kohtadesse, jõuan lapsele kooli järgi ja jõuan lapsega kooli, aga ma ei säti endale liiga palju selliseid kellaajalisi, sest et see on mulle natuke raske. Ma pean ennast nagu fookuses hoidma ja kokku võtma, sest muidu ma olen selline indiapärane parema meelega. Ja see on mulle loomulikum lihtsalt. Albiina kirjutab, alfa seisundeid kogen tihti oliivipuu all, kirjeldamatu tunne. Ja meie vist saame alfa seisundeid ka mina ees praegu, aga seda tõesti on võimalik saada merd vaadates, igat moodi mediteerides, kaisus olles, vannis, silma looja lastes. Need ongi hästi mõnusad seisundid ja kui sinna midagi veel istutada endale, mingi endale oluline mõte, siis see läheb kergemini kasvama, nii-öelda. Leanne tegi kokkuvõtte, õhtul kirjutada 3 saavutust toimunud päeva kohta, pluss järgmise päeva 3 tähtsat sammu ja enne und visioneerid neid 3 sammu, mis homme teha soovid. Ja seda pikemat ka võibeks, seda pikemat, kaugemat unistust. Aitäh, Tauri. Tauri ütleb, et kõik on võimalik ja tegelikult on. Tema on seda küll näidanud.
võimatu võimalikuks tuli veel üks mõte ka meelde, et ükskord ma jalutasin Haapsalu linnusehoovis oma Hollandi sõbrannaga ja ta ütles, et või noh, ja ütlesin talle tegelikult Haapsalu linnusehoovis, et kuule, mul tuli üks mõte, et siin võiks teha joogafestivali. Ja mu sõbranna oli, et jaa, jumala äge mõte. Ja see on hästi oluline, et nendel hetkedel, kui sul tuleb mingi hull mõte, et sul oleks mingi kannustav, innustav inimene võtta, kellega seda arutada. Ja siis ma mäletan, et ma läksin koju ja ma olin nagu täitsa niimoodi erutatud sellest, et tegelikult see oli teine kord, kui mul see mõte Haapsalu linnusehoovis tuli. Ma esimese olin lihtsalt täitsa ära juba unustanud, sest see oli pool aastat varem. Läksin koju ja ma olin mingis mailing listis, kus iga päev sain nagu inspireerivaid mõtteid. Ja selle päeva inspireeriv mõte oli, et tee ära 10 esimest sammu ja siis otsusta või siis vaata. Ja mõtlesin, et okei, et ma ei pea veel ütlema, et ma teen festivali, aga ma võin teha need 10 esimest sammu, et mis need siis oleks, et ma võtsin ühendust esinejatega, võtsin ühendust Haapsalu linnusega. Haapsalu linnuses oli üks vaba nädalavahetus, kõik muud olid igast festivalid, üritused, kontserdid, teatrid või see Valge Daam ja päevad ja asjad ja peod. Ja ma vaatasin, et need 10 esimest sammu läksid kergelt. Ja siis ei jäänudki muud üle, kui öelda, et okei, ma teen siis kõik ülejäänud sammud ka ära ja oligi võimalik. Ja ma olin rase sellel ajal ja ma mõtlesin, et rasedad ei jookse ja siis sellel festivalil ma sain aru, et jooksevad küll, saab küll joosta rasedana ka. Kuigi ma olin juba siis, ma ei tea, 6 kuud rase õni, et täitsa nagu tuntava kõhuga. Ehk siis see on üks näide, et on kõik võimalik. Ja siis kõik algab väikestest sammudest, nendest samast 10 esimesest sammust, lihtsalt need tuleb julgeda teha ja tuleb kuulata neid inimesi, kes toetavad seda mõtet. Aitäh! Aasta lõpuga sobib see teema minu meelest väga, et mina üritan kogu aeg elu uuele tasemele kergitada. Aga eriti ikkagi aasta lõpp on selline kokkuvõtete tegemise aeg ja edasivaatamise aeg, nii nagu ka iga päeva õhtu. Et kui väike ring saab täis, siis järgmisele ringile mõelda. Ehk siis soovitan aasta lõpu lugemiseks, et oma elule uus hoog sisse saada juba enne aasta lõppu, enne uue aasta algust. Ilusat sügist, ilusat elu. Mina olen Merit Raju, kirjutan raamatuid ja inspireerin erineval moel raamatutega, üritustega, kursustega ja teinekordki kohtume siin. Tšau, aitäh!